Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tervist, kallid tennisesõbrad! Matšpalli podcast läheb seekord eetrisse 31. oktoobril aastal 2023 ja kui arvutused kõik paika peavad, peaks olema meie saate lühikese ajaloo juba 116. episood. Ilm on väljas selline, mis enam välisväljakutel tennise mängimist ei soosi. Seda enam paneb see mõtlema selle peale, et peame ikka olema maru õnnelikud, et selles klimaatilistes tingimustes oleme sellist vägevat tenniseajalugu kirjutanud terves Eestis läbi erinevate ajastute. Ja suures osas väikse ajaloo rännakuga täna teeme, aga mitte ainult, peatume ka paljuski tänapäeva järelkasvul. Meil on külas endine tippmängija, tänane treener, pikaaegne treener seejuures, Katrin Tammaru. Tere! Ja aitab mul seda vestlust vedada, nagu ikka, Riho Kallus. Tere hommikust! Ja mina olen saatejuht Gunnar Leheste. Katrin, teisipäeva hommik kell 9 on muidu tennisetreenerite jaoks selline tihe tööaeg või on puhkehetk? Ei, tööaega ei ole, et lapsed on ju koolis ja tööaega algab siis, kui kool läbi, minul kell 2. Teil kell 2, paljudel hetkel lapsi treenib praegusel hetkel teie käe all? No vist kuskil 60. Kas see on optimaalne ühele treenerile või on seda palju vähe? No ma arvan, et see süsteem, mis meil on, et on ta jah, optimaalne, et minul on seal väikesed ja siis need, keda ma ei ole nagu edasi andnud võistlusgruppidesse. Olete te muidu suur Matšpalli podcasti austaja? Olete te mõnda episoodi kuulanud? No ma kuulasin ja Leena Lappimaad ja Sassi Jürgensit ja... Leena Lappimaa on teie, mitte päris teie ajastu, aga ta oli ikka natukene vanem, eks? No ta minust vanem jah, aga minul oligi selline tore aeg, et kui ma juba hakkasin nagu rohkem mängima, et siis minul olidki ees Leena Lappimaa, Liidia Nurme, Tiiu Parmas. Et neist jagu saada oli nagu selline üks eesmärk. No ma arvan, et jätaks selle ajalooploki sinna saate teise poolde, et räägiks hetkel ikkagi meie noortest, meie järelkasvust. Kui vanu lapsi te treenite? No kõige nooremad on 5-6 praegu. Oli ka aeg, kui oli jah 4-aastased seal, aga praegu on 5-6 kõige nooremad. 5-6, need on päris esimest korda reketit kätte võtvad lapsed. Jah. Miks teile meeldib olla treener? See eeldus on see, et teile meeldib. Ma ei hakka selle kas-küsimus küsima, et ma eeldan, et teile meeldib. Meeldib. Mis selle töö juures paneb silma särama? No võib-olla need lapsed ise siis seal. Ja. Kui sa oled saanud seal, no alguses läheb muidugi natukene aega, et sa saaks neid sinna rea peale, aga kui nad seal juba on ja nende poolt need rõõmsad silmad ja kallistused ja joonistatud pildikesed, kaardikesed. No ja siis, kui nad hakkavad ka midagi juba palliga tegema, ja, aga tegelikult on nüüd 2 kuud möödas, september, oktoober, ja nad mängivad jah, švampalliga juba seal ilusti vastu seina, üle võrgu. Kas lastel üldiselt tuleb lihtsalt see liigutus ja arusaam, kuidas pall üle võrgu käib? No eks kuidas kellelgi, jah. Seal 2 last oli küll niimoodi, et esimene tund ja mängisime üle võrgu. No see liigutus ei ole ju muidugi jah, nüüd see tennise päris lõplik õige liigutus, aga enda eest ilusti ja tõstavad palli üle võrgu ja saavad hakkama. Aga mõnel muidugi jah, ei tule välja nii lihtsalt ja aga no lõpuks ikka. Miks üldiselt lapsed satuvad tennisetrenni? See ei ole ju, nad ise ei vaata ju veel telekast tennist, et ma nüüd tahan minna mängima, vaid see peab tulema ikka lapsevanemad. Jah, mul seal praegune grupp, kes neid väikseid ongi kõik sellised, kellel on eelnevalt mänginud kas õde või vend või siis ema või isa,
ja mõni isegi, jah, seal üks isa on ka, kes on minu endine õpilane, et kuidagi ringiga nad tulevad siis tagasi, jah. Kas see on ainus selline ringiga tagasi tulnud perekond või on see nagu perekondi rohkem teie käe alt läbi käinud? On küll, jah. Ja kas see, ega nii palju vist ikka ei jõua, et vanaisa juba jõuab? Praegu on isa ja poeg või siis tütar, jah? Vanaisatega ma pean nüüd nagu mõtlema. Vanaisatega koos mänginud äkki? Võib-olla vanaisatega koos mängid, jah. Kas sa varasemalt, Katrin, sa oled nagu ka täiskasvanutega teinud tunde või sa oled laste juurde juba algusest peale lastega tegelenud või? No jah, ikkagi lastega, aga selliseid eratunde ja neid muidugi ka, jah, täiskasvanutega. Mis aasta see oli, sa mäletad, mis aasta see oli, kui sa alustasid üldse pisikestega? Päris pikalt juba? No peale peda lõppu, jah, 84 oli peda lõpp, jah. Aga ma veel mängisin 85 ja 86 sündis poeg ja no peale seda siis tulin tennise juurde või tennise treeneri. Aga kui seda 80-ndaid vaadata ja neid lapsi, kes siis tennisesse tulid ja kõik see, kuidas see metoodika tol ajal oli ja ei olnud ju oranži ja punast ja täpiga palli ja mängiti ju puureketiga ja Leningradi palliga võib-olla, et kas see, kuidas see nagu muutunud on ja kuidas need, kas lapsed on ka muutunud? No eks ikka on, jah. No Leningradi palli enam ei olnud. Ära sa nüüd nii ka. 80-ndatel oli küll, mina mängisin küll 80-ndatel Leningradi palli. Ei, aga noh, 80 ja 6-7 seal. Aga no pallidega oli raskusi, jah, ega neid palle nüüd nii ei olnud, et sul, aga seda võrra, jah, et neid svampalli ja neid värvilisi palle ei olnud, oligi lastel võib-olla, jah, raskem ju, see algus raskem. Millal svampall tuli? Millal see play and stay seal tuli? Oli see selline ohoo-efekt, et nendega on hoopis parem või kust selle peale tuldi üldse? No see oli see play and stay. Mingi programm? Programm, jah. Sus on ju isegi, ma tean, et on ka Eestis sellised, nii-öelda vanakooli treenerid, kes isegi on nagu öelnud, et milleks, et las olla see kollane ja küll me teeme, et meil on kogu aeg teinud nii olnud, et on ju selliseid vastakaid arvamusi isegi olnud selles suhtes. No ma ei tea, jah, aga meil seal Usta koolis on see arvamus selline ikkagi, et ma arvan, et praegu ikkagi on kõigil, et lihtsam on ju alustada selle palliga ja väikeste reketitega ja küll nad jõuavad ju päris palli juurde ja suured reketid ja mul jäigi sissejuhatuses nimetamata, et praegune tööandja on Usta kool. Kui mitmes klubi või tennisekool see teil töötada on? No kui ma hakkasin tööle, siis oli Kadriorus ja sinivalge kool oli. Ja siis mingi aeg ma olin koos Karin Pedakuga ja Tiiu Parmasega tenniseklubis siis Altius ja 2010 siis Margus Uba kutsus mind Ustasse. Mille poolest Usta erineb teistest klubidest? Mis on Usta väärtused, suund, eesmärgid? Või on see kõik üks ja sama, arendame Eesti tennist, paneme lapsed liikuma, tuleb tippmängijaid, siis seda parem? No, ma arvan, et laias laastus jah. Kõik ju proovivad. Aga meil on jah, on see algajate tennis siis väikestele, sealt edasi need grupid või need lapsed, kes on juba rohkem saavutavad, tahavad võistlustel käia, need ma siis annan edasi võistlusgruppi, kus on siis Uno Lapimaa ja nüüd see aasta ka Armand Levandi. Kui lihtne on anda last üle? Kui raske või kerge südamega te ütlete talle nägemist? Või on see just rõõm, et te saab anda tugevamas üle? Jah, ma arvan pigem sedapidi, sest kui mina mängisin, siis oli ju ka, et need, kes juba paremini mängisid ja võistlustel käisid, et siis olid koondised, noortekoondis, hiljem täiskasvanute juurde sain. Et ikkagi, kui paremad mängivad omavahel ja harjutavad ja et siis sealt tuleb
sealt tuleb ikka lõpuks parem tulemus. Kui see grupp jääbki selliseks, eks üks on tugev ja teine on seal kuskil keskpaigas ja siis kolmas seal lõpus, et no siis katsu seda tundi anda seal. Kui vanad nad üldiselt on, kui nad lähevad edasi võistlusgruppi? No rohelise palli lõpp. Jah. See aasta nüüd oli selline väga tore poiste punt seal oli. Kui vana on rohelise palli lõpp? 9-10 või? 9-10, aga seal nüüd olid jah, nagu selline tublim seltskond, et seal oligi Margus Ubapoeg, siis oli Inkide kolmas vend, Väikestennu ja Saluste poiss ja siis Vilmsi ja Gert Vilmsi siis õepoeg, nii et sellised kõik, kes tennisega väga seotud ja need poisid ka siis nagu kiiremini jõudsid sinna punkti, et anda neid edasi. Ja selles mõttes oligi rõõm anda, aga poisid ei ole midagi jah, et nad tulevad mulle tundidesse ja mängivad seal väiksematega ja noh, ikka me oleme koos seal. Kas see on üldiselt eesmärk, kui te last maast madalast hakkate juhendama, et ta jõuaks sinna võistlusgruppi või kõik ei peagi jõudma? No kõik ei peagi ja kõik ei jõuagi jah, aga no ikka jah, ikka selline väike eesmärk on, et need paremad jah, võiksid ju sinna jõuda. Aga no see on ka läbi aegade jah, et seal mingi punt nagu saab seda ja siis tuleb nagu mingi vaheetapp, et kus ja noh, ei ole selliseid, et alguse sai ju jah, oli meil kui see Usta seal jah, tööd alustas, siis tulid ju, sealt tuli Anett Koskel ja Elisabeth Viila ja et sellised, no Aurelia Riga oli seal, Karola Suviste oli seal, et selline tüdrukute seltskond ja nemad läksid siis oli meil Kivirähk oli tööl ja Saluste siis sai nagu neile edasi anda. Siis tuli jälle tore poistepunt oli seal Mandelkorn ja nüüd mängib ja siis Oliver Parik seal meie koolis veel, aga jah, Robin Kilp, tema siis läks teise tennisekooli. No kõik vähemalt need tütarlapsed, keda nad nimetasite, on ju ikkagi tennises kuhugi välja jõudnud. Kas nad peavad kuidagi oma esimest treenerit veel meeles ka? Jaa, ikka. No kui me näeme, siis kallistame ja räägime ja siis on pikad jutud ja kus nemad nüüd praegu on ja millega tegelevad ja ikka nad kõik jäävad oma lapseks nagu? On, muidugi, jah. Tajute te, et te olete neile ikkagi andnud tohutult palju, te olete neid pannud tennist armastama? Tunnete te seda vastutuskoormat endal? No ma ei teagi, kas see jah, vastutuskoorem just on, aga kuidagi see niimoodi on jah. Ja võib-olla see minu esimene ülesanne ongi see, et mitte teda nüüd seal ei tea, mis perfektselt seal mängima õpetada, aga just see, et ta jah, see on õige sõna, et armastaks tennist ja jääks tennise juurde ja et kas ta siis mängib paremini või jääb ta tennise juurde mängima või jumal teab, mis ta siis aga ma tahtsin ikka korra tagasi tulla selle küsimuse juurde, mis ma korra juba natuke küsisin, et no tegelikult ju see tennisetreeneri amet ei ole ju tennisetreeneri amet, et see on ikkagi lapsevanem ja õpetaja ja sõber ja kõik muu ka, et kas need lapsed on ikka lapsed või on see elu nii palju muutunud ja tänapäeval räägitakse ju väga palju sellest, et noh, väga raske on nende tähelepanu saada ja kõik see ekraanide vahtimised ja asjad, mis mõjutavad lapsi ja kõik selline kogu aeg on hirm millestki ilma jääda, et kas see on keerulisemaks ka teinud seda treeneri tööd või lapsed on ikka lapsed? Kuidas see on kindlasti hakkab väga palju ka kodust pihta, et kuidas need lapsed üldse elavad ja kuidas nende päev välja näeb muul ajal, aga kas sa ise tunnetad seda või kuidas see sinu tööd mõjutab? No ja lõppkokkuvõttes ikka, et lapsed on lapsed, aga jah, ajas siin nii muidugi, et on muutunud, et ja muidugi see telefon ja võib-olla varem jah, et lapsed tulid ise trenni rohkem, et praegu ikka jah, mamma-papad seal autodega maja ette ja emal on siis see trennikott seljas ja poiss tuleb järgi käed taskus, pulgakomm suus, et aga no ma üldiselt jah, olen püüdnud ikka niimoodi, et see tund aega, mis nad seal on, et katsume nüüd niimoodi, et me mängime siin tennist või jah, siin oleme omavahel
aga mis on selle fenomeni ohukott, et nad tulevad niimoodi pulgakomm suus ja autost välja otse, et ma kujutan ette, et teie omal ajal, me jõuame ilmselt sinna ka oma juttudes, ei saanud autoga treppi? Et te pidite ise toime tulema? No mina elasin jah Kadriorus ja Raua tänaval ja trennis käisin ka Kadriorus, et muidugi, mis sealt siis mööda neid tänavaid oli tulla või tramm sõitis ka, kui vaja, et vanemad olid ju tööl ja loomulikult, et aga on nad selle pärast kuidagi teistsugused inimesed, teistsugused mängijad, et neile tehakse tänapäeval see kõik ette taha ära? Me oleme ühiskonnale nii harjunud, et mina lapsevanemana ka teeks ette taha ära, peaasi, et laps elusena trenni jõuab. No muidugi ka näiteks kella 8 trenni jõuda, et seal peabki olema see vanema abi, et kuidas nad siis sealt koolist tulevad. 7-aastased on, ütleme jah, seal kell 2 mul. Et ega see vanema abi siis paha ei ole. See on ju hea, kui tuleb, toob ja teeb, aga no laske neil siis endal ka ikka midagi seal. Oma kotti ka tassida. Oma kotti tassida jah, ja. Kas lapsed lisaks sellele, et millest me just rääksime, on nad ka te olete 40 aastat umbes treenerunud? Ja nii ja naa, ja. et on nad ka teistmoodi kuidagi muutunud, mõtlevad ja räägivad nad hoopis teistest asjadest kui vanasti? Tahavad nad rohkem saada tennisistiks, vähem tennisistiks? Näevad nad rohkem võimalusi, vähem võimalusi? No ei tea jah, seal nagu see poiste point nüüd oli, et nemad ikka justkui jah tahavad, aga mõni jah võib ütelda ju küll, et ma tahan, aga siis tuleb teistpidi küsimus vastu, et aga mis sa selleks siis tegema pead? Et üksi tahtmisest nagu ju ei aita, et jah. Aga mõni 7-8-aastane teab, mis see peab tegema selleks? No nad ütlevad jaa, trenni pean palju tegema ja seda nad teavad. Koolivaheajal ka tegite trenni? Jaa. Siis on rohkem trenne? Vähem oli, sest 2/3 lastest olid ära sõitudes. Et no mul jah, võib-olla selline vanusegrupp on ka sellised nagu väiksemad lapsed, et aga jah, 2/3 olid ära sõidus. Kui palju, mitu korda peaks nädalas tegema trenni, et üldse oleks lootust mingile tasemele jõuda? No eks kui nad seal 5-6-sed on, siis on nagu 2 korda. 1 korra peale küll ei, 1 korda me nagu ei taha ja ei soovita, aga 2 korda ja siis meil on nüüd iga kuu on korraga sellised, väikestele me nimetame seda laste hommikuks, et tuleme siis kokku ja mängime ja proovime seal igasuguseid liikumisharjutusi ja teatevõistlusi teha ja et nad nagu harjuks sellega, et mis neid kunagi ees ootab, see punktimäng, et siis nad ei oleks nii hirmul. Aga no mida edasi jassin, nende poiste pundil oli 3 korda, no nüüd nad on seal võistlusgrupis, no muidugi tuleb seal seda aega rohkem pühenduda trennile ja füüsiline ja selline asi seal jah otsa ja pluss võistlused ja eks ta vanuse kasvades jah, ju need koormused ka kasvavad. Ma tahtsin lisada siia, mul tuleb meelde see jutt, ka mu oma laps käib Katrini juures trennis, aga mul tuli meelde, kui oli teil klubi koosolek, lastevanemate koosolek, siis just teie peatreener Andres Kuhi rääkis sellest, et eriti muidugi nooremate laste puhul on see väga-väga oluline faktor, et üks asi on see, kui sa palju trennis käid, aga teine asi on see, kui palju sa ennast liigutad ja liigud ja lihtsalt mängid palli ja oled, et see lapse üleüldine taust mängib selles vanuses nooremast peast väga-väga olulist rolli, et no su keha ju areneb täpselt, et mis sa nagu ülejäänud päeva teed, et see et sa lihtsalt oled palliga ja teed mingeid asju ja mängid kogu aeg, et keskkond on hästi-hästi oluline just selles vanuses, kui sa jah, ja mitte ainult ka siis, et tennisetrenn, et ja, kui sa 2 korda käid tennisetrennis, et seal poissi on ju jah, kes käib jalgpallitrennis ja ujumine ja muud liikumisringid ja akrobaatika on, praegu on seal mitmel, et see kõik on ju väga tore, et isegi seal lastevanematega rääkides, kes kogu aeg nagu ütlevad, et oi, ma soovin tennisetundi ja tennisetundi juurde ja võib-olla et eratundi veel ja siis et ei ole vaja ju, et ta mängib nagu piisavalt, aga tehke jah midagi muud juurde ja et siis sellest ju sellises vanuses piisab, et jah.
Aga see avaldub ka, kui nüüd võtta üks grupp ette niimoodi, et mõned on silmapaistvamad, paistavad välja talendikamad, kas see, kui inimene või laps teeb muid trenne juurde, kas see avaldub ka tema tennisetalendis? Võidab ta rohkem matše seetõttu? No seda ma ei tea, see tennis on jah nii keeruline mäng, et sa võid ju algus ka vaadata, et see laps on tubli ja hakkab kohe nüüd nagu palli üle lööma ja oi jaa, tal on kiired jalad ja kõik, mis teeb, aga siis tuleb see võistlusmäng ja siis teda justkui seal polegi väljakul, et tennis on jah selline väga mitmekihiline jah, et see kõige kiirem jooksja ja see ei pruugi ju jah, tenniseväljakul võita. Et maast madalast peale hakkavad need vaimsed küsimused juba rolli mängima? Jah, ja no mul seal jah, trennis on ka praegu tüdruk, kes on tõesti füüsiliselt väga tubli ja pallikorvist lööb ka ilusti palli tagasi, aga siis kui mängima hakkab, no siis ta nagu ei oska lugeda seda pallipõrget ja väljakut ja siis kaob nagu kõik ära, et kahju, aga nii on jah. Aga teine võib-olla selline väike kõverik seal ja siis leiab ennast järsku ja tuleb tal selline tuhin peale ja lööb neid palle tagasi, jookseb seal nii, et vähe pole. Et see on jah selline. Väga põnev. Tahtsin veel, mis küsimus mul oli huulel enne, kui Riho sekkus, oli see, et kui õpetajad alustavad uut hooaega, neil on ees, mis on õppejuhend, mis on riiklikult kinnitatud, kõik võtavad ette. Millest tennisetreener lähtub, kui ta alustab uut hooaega? Kas teil on mingi juhend, mingi tabel, mingi asi, millest juhinduda? No see tabel on juba aastatega peas, aga no kui tuleb uus grupp kokku, siis on alguses, läheb ikka aega nagu selle peale, et neid sinna jah, kokku liita ja hakata nagu neid ühistegevusi seal tegema ja et neil on ikka need pead laiali otsas, siis no, nagu luik, kaug ja vähk, siis igaüks seal kisub eri kanti, et nad jah, panna seal koos asju tegema ja aga jah, nagu ma ennem ütlesin ka, et 2 kuuga on nad seal juba omavahel sõbrad ja noh, oleme selle asja nagu käima saanud. Loomulikult jah, alguses kohe see distsipliin nagu, et ei ole nii, et sa tuled sinna trenni ja teed, mis sina tahad, et sa tuled sinna trenni ja teeme asju koos, jah. Aga mingi riiklik juhend selles mõttes, et vanuses 7 võiks laps osata tennisereketiga teha juba seda ja seda. Kas see on? Ma vist tean, et jalgpallis vist treeneritele antakse selline, et siseküljesööt võiks olla juba 10-aastaselt no jaa, meil on muidugi jah, seal on need värvilistel pallidel ka jah, mis sa justkui peaks oskama ja on jah, see on olemas ju. See tennis 10 on ju ka, see programm on ju seal jah olemas. Ma lasen siia vahele ühe kohustusliku kõlli ja siis ma arvan, et me võiks natukene mälusoppides ja ajaloos tuhnida. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Minu arust alati, kui meil satuvad sellised inimesed, kellel on palju meenutada ja kes on tennises nii mõndagi näinud, siis alati huvitav küsida, kuidas nad jõudsid tennise juurde. See lugu on alati erinev, kellel värvikam, kellel vähem värvikam, aga alati põnev. Te olete sündinud aastal 61. Millal ja kuidas te jõudsite tennise juurde? No minu lugu vist väga palju erinesin ka teiste omadest, et minul on 2 aastat vanem vend. Mõlemad me käisime jah 21. keskkoolis Raua tänaval, elasime ka Raua tänaval kooli ligidal. Alles oli suur 21. keskkooli mingi juubeli, käisite seal? 120, jaa, ikka. Nii, Raua tänaval 21. no ja kool vend jah, vennal siis, ma ei oska nüüd öelda päris täpselt, millal teda sinna trenni kutsuti, et kas see nüüd oli just tema 1. klass või 2. klass, aga tema seal hakkas käima ja no nagu siis ikka, et mitte küll ka päris kohe, kui tema oli 7, et mina nüüd 5 sinna läksin, aga võib-olla jah, 6 jah, temaga sinna kaasa ja tema treener oli Rein Sander. No muidugi,
tuli treener ja ütles, et mis sa siin niisama seisad ja puulabidas kätte ja pall on siin, et proovi ka toksida siis. Eks ma siis seal toksisin vastu seina ja mäletate ennast nii väiksena? Ma ei usku seal spordikoolis ennast, Mererajoni spordikoolis oli see, et kus sa asus? Kadriorus ka, jah, kus on need vanad, jah, need Dünamo väljakud, nüüd nad on siis seal ju Kadrioru tennisekool. Seal kõrval praegu on seal see lastepark peal. Seal olid ju tenniseväljakud. Ja seal oli ka tennisehall, eks ju, üks väljak oli või kus oli suisu? Ei, see oli jääl. Seal tennist ei mängitud, jah? Ei, see oli jääl, jah. Aga minu ajaks ta oli jah, juba üsna selline lagunenud seisus seal, et aga seal seina ääres ma ennast selle puulabidaga ei mäleta just, aga hilisemalt küll jah, kui juba see õige reket oli, et siis ma mäletan küll, et neid vastu seina sai seal hästi palju nagu jah mängitud. Et kõik need lauajupid olid seal teada, mis põrkab ja mis ei põrka ja kus see oksa koht oli ja siis sai seal jah hästi, vastu seina sai ka hästi palju mängitud, jah. Aga toona väga palju nendest lugudest, nagu te ütlesite, see ei erine väga palju teistest, kes meil on siin käinud, Toomas Leiusest, Leena Lapimaast. Ega see ei ole ju nii, et lapsevanem läheb käekõrval trenni, ma nüüd toon oma lapse teile trenni. Ühel hetkel teie pidite koju minema ja ütlema, et nüüd ma käin tennisetrennis. Leppige sellega. Ja leppige. Ei, minu vanematel oli väga hea meel, et ma ja vennaga koos käisin ju. Et oleks üks käinud võib-olla ühte linnakanti ja teine teis, et siis oleks nendel ka muret rohkem, aga sinna jah, ei vanemad olid selle üle jah. Aga vanemad olid siis ka räketi kätte, vanemad mängisid või? Ei mänginud üldse tennist? Aga toona, kus üldiselt lapsed käisid treenides, millistes spordialades? Kas nagu tänapäeval, et jalgpall, korvpall, võrkpall? Ja no ma mäletan, et kooli tuli jah, 21. kooli juures oli ujula ka, teisel pool maja küll, kui praegu, eks. Tuli ujumistreener sinna, no meil olid ja need ujumistunnid. No ja, soovis mind ka sinna ujumistrenni, aga ma kodus isegi ütlesin emale, ja ma lähen nüüd ujumistrenni, ma ütlesin, et ei, et ole nüüd, et mine ikka ja, et käi ikka vennaga koos ja et ole seal. Siis tuli korvpallitreener, tüdrukud klassis läksid, ma ütlesin, no ma lähen korvpalli ka, et no ema jälle, et ei, et sa juba alustasid tennisega, et aga mul ei olnud tennise vastu mida, aga lihtsalt jah, et no energiat oli palju, et oleks ju võid siis no jah, seda ma mäletan jah, ujumine ja korvpall oli küll. Aga noh, jalgpalli, no seda ma jah, ma ei oska öelda, poistel võib-olla muidugi oli. Aga seda mäletate, millal teil endal tekkis võistlustuhin, et nüüd ma tahangi tennisistiks saada? No see aeg ei olnud ju niimoodi ja, et 5-6 aastased ja siis justkui jah, 8-aastaselt ma pean ei tea mis mängima ja 10-aastaselt juba olema tšempion ja et kui ma siis ei ole, et siis justkui midagi ei saavuta, et vastupidi, et esimene edetabel, mis välja tuli, oli vanuses 12 ja no võib-olla ma alustasin võistlustega, no ma ei oskagi öelda, 9-aastaselt, võib-olla 9-10 seal. Ja 12 olid siis juba edetabelis. Ja sealt, no, niimoodi nagu tasapisi, et edasi. Ei olnud nii, et 10-aastane ja nüüd sa pead olema tegija seal. Oma esimest suurt võitu mäletate mingis noorteklassides? No 12 vanus oligi, D-klass oli siis. Vanuste järgi tuli D, C, B, A klass olid seal siis 12, 14, 16, 18 vanus ja 12-aastaselt olin ma ka Eesti esivõistlustel olin esimene. Aga seda tunnet mäletate, kuidas kui te läksite noorteklassidest üle täiskasvanute klassi ja te saite aru, et tulebki välja, et kuulutegi sinna? No, lõpuks jõuame ka sinna, et teil on kokku üksikmängus täiskasvanutes 2 kulda, 1 hõbe, 2 pronksi, paaris mängus 4 kulda, 4 hõbedat, 2 pronksi ja NSV Liidu karikavõit naiskonnas, NSV Liidu noortemeister paarismängus, hõbe segapaarismängus, pronks üksikmängus ja seda loetelu võib jätkata veel erinevate tiitlitega. Aga mäletate, millal te tegite selle läbimurde? No ma mäletan seda, et vanas tennisallis oli
ka Eesti edetabel oli seina peal. Ja treener justkui iga aasta mööda minnes näitas, et näed, järgmise aasta lõpuks sa võiks olla selle koha peal. Muidugi näitas seda ülespool. Aga see oli veel treener Rein Sander, jah. Ja algus tundus see küll, et oi, et kas nüüd liiga. Aga aasta lõpuks oli see täidetud, nii et ta ei andnud selliseid ulmelisi eesmärke, aga kõik, mis nagu paras oli. Ja 14 vanus, just vaatasin, olin edetabelis 8. Ja kas siis oli see, kus esimene pronks tuli 15 vanus, täiskasvanute seal Eesti omadel. Kas te võtsite 15-aastaselt pronksi? Vist oli nii, jah. Ehk siis 70. esimene pronks, esimene ikka või oli 16 vanus. Oli hõbe. Hõbe suisa. Ei, minu oli nagu pronks, Minu loetelus on 78 aastal ja hõbe. Aga võib-olla mul üks pronks siis sellest loetelust välja jäänud. No, vaata, ei tea nüüd, jah. Siis on minu puudulik töö. Aga esimene täiskasvanute medal, 77. Jah. Mina sündisin. No, Liidia Nurme kuld, Tiiu Parmas hõbe, Katrin Alvin pronks. Jah, nii oli. Et need eesmärgid, jah, täitmised tulidki siis nii tasapisi, et aga mis ma veel öelda tahaks, et minul oligi jah selline õnnelik aeg, et see noortetennis, mis ta siis läks ju 18 vanuseni, aga kui ma olingi võib-olla 15-16 ja ma mänguga ka siis jah nii kaugele jõudnud, et hakkasin käima ka koos täiskasvanute koondisega. Ja seal olid muidugi jah, nüüd ees siis Leena Lapimaa, Liidia Nurme ja Tiiu Parmas, kellelt oligi palju õppida ja kellel ka vaikselt niimoodi mõtlesin, et ikkagi nendel nagu järgi jõuda ja üks päev ka neid võita, et ja ma mäletan jah, et nendega koos, siis oli hästi palju, liidus olid neid võistkonnavõistlusi ja nendega sai ka siis koos sõidetud ja nähtud nende mänge ja nendega koos hotellitoas oldud, kuuldud nende jutte. Ma just mõtlesin, tahtsingi sellest küsida, et sa oled natuke nagu selles noorem ja tegelikult need Eesti tennise kuldajad algasid seal 60ndate alguses, eks ju, kui 61. aastal ju see tundub ju absurdne, kui mõelda üldse, et kus kohas Eestis tennist mängida sai tol ajal, palju oli üldse siseväljakuid. Neid väljakuid ju praktiliselt ei olnud, oli ju Kadriorgi, oli Kalevi puupõrand, oli ka, eks ju, oli siis millal Kalevis sai hakata mängima. No selle ajal vist sai ma ei tea, millal sai, aga mina mängisin küll seal juba, jah. Ja no siis ütleme, sai, et põhimõtteliselt 2 kohta, kus nagu sai mängida ja tol ajal ju liidu meistriks tuldi võistkondlikult, sinna kuulusid nii täiskasvanud kui ka juuniorid. Et see ei olnud üks mängija, et see ei olnud juhus, juba hakkas ju Toomas Leiuse ja Tiiu Parmas ja Tiiu oli siis, neiu poole nimi oli Soomes ja siis Tiiul oli või? Tiiu Kivi. Kivi oli, jah. Et nad juba Eestist olid üksikmängijad, liidu meistrid ja nii edasi, et sina oled kõik kogu sellest tuules nagu tulnud ja nende inimestega, need olid sul nagu eeskujuks juba tol ajal, et nad olid ikkagi ju superstaarid ja tennisemängijad olid ikka Eestis nagu superstaarid, et kuidas see sind mõjutas või kuidas see atmosfäär oli tol hetkel? No see, mis meie omavahelistesse suhetesse puutus, oli ju väga kena ja tore kõik, et ja selles mõttes ma ütlen jah, minu õnn oli see, et nad seal eesotsas olid, et nende pealt jah, õppida ja järgi jõuda ja aga kui need poleks olnud? No vaata, siis ma ei oska öelda, mis siis oleks olnud. Ja. Ei olekski kõik nii ja see kuidagi oli jah, nendega koos ja ma mäletan pedakoolis siis olid sellised füüsilise tunnid seal, et seal olid kõik siis need Eesti paremik meestest ja naistest ja siis sai nendega koos seal jah, korvpalli mängitud, tehtud, et kuidagi see läks niimoodi jah, sujuvalt kõik. Ja võistlussõidud ja siis ma mäletan, Leena Lapimaa oli jah, juba pedakoolis, 8 aastat jah, vanem ja mina olin siis selline noor mängija ja üks vahe siis oligi, et nagu šefiks vist nimetati. Et tema oligi siis minu šef, kes siis jah, seal tennisallis, seal oli ka küljevõrk pandud, et siis mängis minuga seal. Ja, andis siis oma õpetusi ja loomulikult see ju viib noort edasi, jah.
Kas te oma esimest Eesti meistrivõistluste täiskasvanute kulda mäletate? Ikka. 82. Milline oli päev? Milline oli päev? Kuidas mäng, mis tulemusega mäng lõppes näiteks? No see oligi vist võit Leena üle, jah? Jah. Leenat olin ka ma ennem võitnud, kui ma olin vist ka siis 17 või 18. Kui ma sain finaali ja finaalis mängisin Tiiu Parmasega, poolfinaalis olin ma ka Leenat võitnud. Aga mis see finaali tulemus oli, ta vist 2 setis oli, aga ma nüüd nii. Kuidas see nii läks siis? Kuidas see nii läks, Katrin? No läks ju hästi. Lihtsalt olid nii palju parem juba? Ei, ma ei tea, kas parem, aga no olite võrdsed, et üks päev võis üks võita, teine päev teine? No oli ka nii, aga võib-olla selleks ajaks Leenal ikkagi oli juba see on pere ja selliseid muid asju ka ju seal. Et mina olin ainult ju nagu tennise peal, jah. Kus 82 toimusid Eesti meistrivõistlused? Ma arvan, seal samas Kadrioru väljakutel, jah. Kuidas palju publikut oli näiteks? Publikut isegi oli. Seal oli muidugi teada need lapsevanemad, kes seal alati istusid, aga oli ka sellist mitte nüüd linna pealt, aga selliseid huvilisi, keda võib-olla ei teadnud, aga ega mul ei olnud aega nüüd sinna tribüünile ka nii vaadata, aga rahvast oli ja ma isegi mäletan, et üks noormees, keda ma ei tundnud, kinkis mulle lilled. No, ja nii oli, ja. Tänaseks tunnete? Ei tunne. Kas spordimeedia ka Eesti meistrite vastu huvi tundis toona? Oli Toomas Ubala mikrofoniga vastas? Toomas Ubala. No leheartikleid on olnud küll, jah. Guido Taft oli see, kellele ma mäletan. Mitte nüüd Toomas Uba ei olnud tennise. Guido Taftile sai seal küll intervjuud antud. No just praegu oli ju nüüd mõni päev tagasi oli Toomas Ubast oli ju ETV-s oli saade ja Toomas Ubal oli seljas stressibluus, kus oli liidumeister 1987, et kas see aeg, kui peeti liidu meistrivõistluseid Tallinnas ja Andres Võsandi võitis ka, eks ju, et kas sa sellest ajast ka mäletad selliseid mingeid lugusid ja episoode, missugune see üritus toimub, mismoodi see üritus välja nägi? No siis oli ju veel see iseseisvumise teemad juba tulid ja kõik see, et... No 87 ma ise juba ei mänginud enam. No ma ei oska nende võistluste kohta nüüd konkreetselt öelda, aga meie aeg olid need igasugused LKNÜ karikavõistlused ja raekarikad ja mis kõik, et 87 ma neid ei oskagi nagu kommenteerida. Nii. Aga käisid vaatamas? No ma ei tea, poeg oli aastane, et kas ma ei mäletagi, kas ma käisin. Kui palju te koondisega saite reisida? Vot see arv on ka kuskil kirjas. Kindlasti. Ja see on kuskil kirjas. Kui ma nüüd tuhlaks oma nendes ajale väljalõigetes, siis leiaks selle kätte ka. Teil on kodus kõik väljalõigetud? On, jaa. On sul mõnda sellist mälestust, võib-olla tänapäeva noored ei kujuta seda ette, et see käis natuke teistmoodi see võistlustele minek, et kindlasti käidi rongiga võib-olla ja mis kaasa pakiti ja kui kaua see kõik aega võttis, et kuhugi, ma ei tea, kuhu kaugele sõita, et on sul mõni selline võistlussõit meeles ka? No enamus ju lennukitega ikkagi. Ja muidugi tasuta ju. Ei pidanud maksma, just. Ei pidanud maksma. Kõik Taškendi otsad ja need kaugemad kohad kõik seal lennukireisid. Aga muidugi oli et seal ka rongidega ja ei olnud just niimoodi, et nüüd mitu päeva sa oleks pidanud kuhugi kohale sõitma, aga selliseid oli küll et lennukid ei väljunud ja siis istusid seal lennujaamas ja siis õigati justkui sind juba sinna, et saad lennukile, aga ja olid ka juba lennuki peal, aga lennuk ei väljunud ja siis ronisid jälle tagasi sinna lennujaama, et selliseid oli küll ja kuskil oli kas see, mis koht see siis seal oli? Suhumi või Batumi, et justkui tuul puhus valelt poolt ja lennuk ei saanud õhku tõusta. Ja siis me istusime küll, ma mäletan, oli nagu mingi spordistaadion oli, et
no 2 päeva oli see kindlasti, kui mitte 3 päeva, et ootasime seda õiget tuule suunda, siis käisime seal lennujaamas ja siis jälle sinna tribüünide alla siis tagasi, et lennuk ei tõusnud õhku. Tabelis, mis minul on lahti, näitab, et aastal 1979 võitsite mõned medalid Harkivis U18 vanuseklassis Nõukogude Liidu meistrivõistlustel. Jaa. Sellest mäletate midagi? Mäletan. Üksikmängus jah, oli pronks ja tabel oli selline, et just poolfinaalis oli mul selline vastane, keda ma mäletan, et no tema ja see mängustiil mulle ei sobinud. Teisel pool oli jah, minu paarismängu partner, Ukraina tüdruk Marina Ješenko, kellega me võitsime siis kulla paarismängus. Et oleks ma võib-olla, no ja võib-olla või mitte võib-olla, sattunud nagu tema poolel mängima poolfinaali. Et temaga meil oli jah, hästi sellised kõvad lahingud iga kord, kas seal oli 7-6, 7-5 oli raudselt seal mängus, aga kelle poolele need setid kukkusid. Et no mine tea, mis siis oleks olnud, aga see ja üksikmängus olin 3, siis jah, Marina Ješenkoga paarismängus olime siis ja esikoht ja Hannes Rašinskiga olime segapaaris mängus ja teised. Ja seal oli veel huvitav, oli selle segapaariga, et jah, poolfinaali pidime mängima ja seal olid üsna ikkagi tugevad vastased ja tuli selline vihmasadu. No see ei olnud vihm, see oli sealt nagu ämbris kallati alla ja siis pandi meid mängima saali. Ja ma ei tea, mis jah, tuhin siis Hannesel peale tuli, et ta oli maailma parim jah, siis segapaari mängija too moment, et ja saime finaali. Ja huvitaval kombel jah, finaal oli väljas, mis oli nagu Hannese ju lemmikväljakud, aga väljas meil nagu siis enam nii hästi ei õnnestunud. Et jäime teiseks. Aga kas nendel võistlustel, need olid ikkagi noortevõistlused, kas seal ka publikut oli, rahvast palju või selline nurgatagune rohkem? Ei, suured võistlused ikka jah. Arkovis jah. No juba teisi võistkondi ja neid oli ju seal ju hästi palju ja tol ajal olid ju tohutud uhked need igasugused paraadid, tseremooniad alguses ja lippudega jalutamised ja sellised asju tänapäeval ei ole, ei näe väga. Ennem seda individuaalvõistlust oli võistkonnavõistlus. Võistkonnavõistlus jah, nagu ma ennem ka mainisin, et oli hästi palju. Ja see pilt on mul ka olemas, et kus me siis Eesti koondis seisab seal jah. Treener Tõnus Venter oli meil siis kaasas. Olime siis oma pundiga. Ja seal on jah, seal olid ikkagi, no mina Annes olime jah, Aivo Ojassal oli, Ülle Milk oli, no too aeg jah, Miller oli mängimas, Kaja Kõnd oli juba jah, siis seal koondises. Et nagu selliseid hilisemaid jah, kas siis tennise juurde jäävaid inimesi ja või hästi mängivaid inimesi oli juba jah, seal siis olemas. Kas mõne Ukraina mängijaga olete jäänud hiljem ka suhtlema? Võib-olla tänapäevane isegi? Ei ole jah. Ei, nii ei ole jah. Aga mis hetkel siis tekkis plaan, et peakski minema pedasse ja õppimegi treeneriks? No see tuli ka kuidagi jah loomulikult, aga kuigi ma jätsin peale kooli lõpetamist 1 aasta vahele, et justkui, no minu perest olid jah kõik Tartu Ülikoolis ja vendki läks õigusteaduskonda, et neid juriste seal just oli, advokaadid, juristid, et ja oligi minulgi mõte, et äkki nüüd peaks nagu Tartusse õppima minema. Aga see vaheaasta just oli kuidagi selline õpingute vaba ja tennises seal just läks hästi. Ja ikkagi need, kes nagu tennist mängisid, et läksid jah, sinna pedakooli edasi. Ja läksin siis sinna mina ka. 80 oli, kui ma siis sinna sisse astusin, jah. Aga miks te võistlustennisega ära lõpetasite? Võistlustennisega lõpetasin sellepärast ära, et mul tekkis kannavigastus. Kannavigastus ja no ma ei tea, kas siis nõukogude meditsiin või mis see siis oli, et ei saanud nagu jälile, et mis seal siis oli, et tekkisid sellised võistluspausid
ja noh, siis jälle uuesti nagu raja peale saada ja noh, siis justkui nagu tulid tagasi ja siis hakkab sul uuesti see sama jant pihta, et siis lõpuks nagu jah, 85 ma siis panin härra Kreer lauale reketit, ütlesin, et nüüd on kõik, et jah. Et ma olid ikkagi väga noor siis veel ju. Oli jah, aga ikkagi jah, nagu selline reketi pidi andma tagasi või? Ei pidada, aga no see oli jah selline piltlikult, et ütlesin, et ma enam ei jätka jah, et see päris kurb hetk olla ikkagi nii noorel inimesel selline otsus teha. No ta oli jah nii ja naa, et eks neid sõitusid ja asju oli juba tehtud ka ja minu need 3 iidolid, kes siis seal ees oli, et Tiiu oli juba lõpetanud tennise ja Liidiagi vist jah. Leena nagu mängis, aga 83 ma ju finaalis võitsin jah Liidiat, et justkui nagu see minu unistus, mis tol aeg oli, et nendest jah, see edetabeli tipp, mis siis seal seinal oli, et see oli nüüd nagu mul täidetud. No mitte täidetud, ma ei mänginud kunagi niimoodi, et jah, et ma nüüd oleks pidanud seal seda täitma, aga jah, nemad olid võidetud, seal liidus oli justkui käidud. Ma ei olnud niimoodi, et mööda maailma ju need võistlus oleks olnud, et ikka need samad kohad kõik seal Venemaal ja no see pedagool ja kõik see, et kuidagi jah, oli nagu õige aeg. No see vigastuse tõttu noorelt loobumine on ju ka praegu väga aktuaalne meil Anett Kontaveidi puhul, et enda karjääri lõppu tema omaga kõrvutades siis mõistate vast teistmoodi kui tavainimene tema otsust? No jah, muidugi need tasemed, mis Anett ja see minu tennisaga on eri planeedilt, aga jah, muidugi ma mõistan, jah. Aga kui Anettist juba juttu on, kas tänapäeva lapsed, kas te tajute, et Anett on neile suur eeskuju ja Kaia ka loomulikult? Kas nad räägivad sellest? Kas nad ütlevad, et nad tahavad olla ka Anett? No tennise juurde võib-olla on jah, lapsi rohkem toodud ja praegu huvitaval kombel ongi seal nagu, no võib-olla on minu grupis seal, et ongi nagu tüdrukuid rohkem, need algajaid. Selle teene võib-olla muidugi jah, Kaia ja Anetti. Aga väljakul nüüd olles ja teinekord ka jah, on nad ju mänginud seal kõrval, treeninud, et siis olen ja muidugi ütelnud, et vaadake nüüd, kes meie kõrval on ja aga nad ise ei tunne ära, jah? Ei, osad teavad jah, no mitte kõik jah. Ja siis nad on muidugi elevust täis ja otsivad siis vanu palle, et saada siis sinna jah, autogramm peale jah. Aga noh, mõned on ka nii väiksed, et nad ei oska ju seda veel mõelda või tajuda, et mis need 2 ikkagi siia Eesti tennisele on andnud, jah. Kas teie muretsete Eesti tennise tuleviku pärast? Kas te või olete veendunud, et uued Kaiad ja Anetid on kuskil olemas? No mina loomuselt olen selline rõõmsameelne ja optimist, et ma nagu väga muretsemisega ja mis see muretsemine annab? Katrin toobki need uued, et Katrin ei muretse. Teeb igavat tööd selleks, et need uued tulevad. Ja. Ei, ma arvan jah, muidugi see on raske, aga noh, võib-olla tulevad siis jah, vahepeal seal jälle sopid ja see poisid ja noh, lajal on ju praegu ja võib-olla siis järgmise lainega jälle tüdrukud, et jah. Sa korra nimetasid ka neid nimesid, keda sina oled treeninud, aga võib-olla sa korra veel mõtled, et kui sa üldse vaadad kogu sellel treeneri perioodile tagasi, et võib-olla sellised nimed, kes sul meelde tulevad kohe, kes on tennises nagu läbi löönud või jõudnud kuhugi, kes sinu juurest läbi on käinud või on sinu juures alustanud? No varasemast ajast on treeneri töö peale. Et Roland Kiil on enda kolleeg ju ja Viimsi Ustas. Siiamaani mängib väga hästi. Ja väike poiss tuli näha kohe, selles poisis on sellised ja kuldsed lokid peas ja tahet täis ja siis Johannes Raun on ka enda kolleeg Ustas. Näed, kõik Usta treenerid, sinu õpilased. Nadja Šein on minu juures alustanud ja et väga hea mängija olnud ja praegu treener,
et kuidagi jah, need treenerid sealt varasemast ajast, aga jah, nagu ma jah ennem ütlesin, et siis see Anett Koskel ja siis nende pundis sealt. Jäi veel puudutamata, et teil on tegelikult ka endale ITF-i konto täiesti aktiivne veel. Veel 2015 käisite seenioride võistlustel mööda maailma. 2015 oli see siis esimene või? 2015 näitab hetkel seda viimast, vähemalt üksikmängus. Paarismängus võib olla mõni hilisem veel isegi. Ei, paarismängus ka 2015 ja viimati käisite ITF Seniors Teams Maria Ester Bueno Cup ja Prantsusmaal Le Baules. Ja. Ma olen vist 4 võistlustel käinud. Esimene oli Mallorcal, siis Mehhiko, Türgi ja vot siis viimane see Prantsusmaa. No ja see temp sai ka tehtud, jah. Et miks te seda tempuks nimetate? No vot, kui enam ise ei mängi aga võistkond oli olemas ja ka samamoodi minu vanuseklassis ka minuga jah, ütleme ju lapsepõlves alustanud mängija Kaie Ülper ja Merike Seer, nendega me olime siis esimestel võistlustel. Hiljem oli ka jah, Kaja Kirspuu praegu, neiu nimega siis Kaja Toor, kellega me siiamaani ikkagi jah, oleme suured sõbrannad ja ütleme, paarismäng Kajaga on olnud ikka niimoodi, et no sa ei pea selja taha vaatama, et sa tead, mis toimub. Kajaga me jah, juba seal lapsepõlvest saati, et kuigi aasta vanem, et üks klass siis võib olla, üks klass ta läks nagu ettepoole, aga ma mängisin ka vanemas klassis kaasa, et meil nagu see paarismäng omavahel väga hästi sujus ja saime nagu häid võita. Ja kus see siis oligi Prantsusmaal, et võitsime ühte väga tugevat Austraalia paari seal, mängisime koos, et selle üle oli nagu selline, nagu hea meel ja selle ühe mängu pärast juba tasus sinna minna. Aga muidu üldiselt on ja ikkagi raske, et kui sa ise ei mängi ja ei treeni ja lähed nüüd sinna ja hakkad mängima neid üksikmänge, et ütleme, võistkonna teiste numbrite vastu justkui veel saada, aga esinumbri vastu ei saa, et ja see nõuab nii palju, kui sa nädalaga mängid seal ikkagi 7 või 8 mängu, et see on ikka tänan küsimast. Turniirisüsteem õnneks seal ikkagi selline, et teil rohkem on siin võite kirjas kui kaotus. Et alagrupis lastakse ikkagi mängida, ei ole kohe play-off. Ja seal on alagrupid, jah. Aga olete ju ka tegelikult, ma tahtsin küsida, et kas te praegult ka mängite? Ei. Aastal 2020 mängisite veel väga kõrgel areenil koos, jagasite väljakut isegi Anett Kontaveidiga. Oli selline paaris show-turniir, meistrite turniir, viidi vihma 100 kallas, ma mäletan, ja toimuski erand korras Tondi tennisekeskuse siseväljakutel. Ja pealt sellise, kas see oli koroona algus või? Ja see oli vist jah, kui Eesti meistrid mängisid omavahel paari ja. Ei, seda ma mäletan küll, mina mängisin Liina Suurvarikuga ja mängisime Katrin Sepa ja Piret Ilvese vastu. 1000 on üliialdatud, kuskil 500 ikkagi. No igal juhul jah, maja oli täis, mis oli päris nagu jah, selles mõttes põlved ikka värisesid, aga no vaat lastega mängides on nagu see, et sa ju lööd neile tagasi, justkui minu mängus oli jah, trumplöök oli eeskäsi, aga sellist äralööki ju enam nagu ei ole, et sa mängid ju tagasi, aga teistpidi jälle viga ka ei tule. Ja siis Liinaga mängides, eks mina siis seisin seal oma eeske nurgas ja üritasin neid palle siis tagasi lüüa ja Liina siis pidi tegutsema. Ja siis me tegutsesime siis edukalt, et me siis Katrinist ja Piretist saime siis jagu. Et oma võistkonnale ma siis punkti tõin jah, et meil oli siis Ivanovi pundiga vist olime seal. Ivanov oli meil justkui nagu kapten seal siis. Et saime võidu. No jälle või jah, tore, võit tuli. Näed, kapteniks sündinud. Ja. Katrin, kui palju sa tänapäeva tipptennist vaatad ja kas sul on sellised omad lemmikud, keda sa jälgid või palju sa seda vaatad, mis seal toimub? Kui need suured turniirid on, eks siis ikka saab ju vaadatud, jah, aga selliseid nüüd nagu
lemmikuid, et ei ole otseselt, jah. Ma mäletan aastaid tagasi härra Suvistega, jah, käisime Prantsusmaa lahtisi siis vaatamas ja olimegi poolfinaali nägime, kus mängisid Šarapova, kes seal siis oli? Kas see oli see aasta, kui mängis Kaia Šarapova vastu kaotas või? Jah, ma ei. Mis see aasta või ühes poolfinaalis oli Williams ja Errani ja teises oli siis Šarapova ja nüüd see Azarenka. Jah. 2013. No võt. Ja seda nagu kõrvalt vaadata meil selles mõttes nagu väga head kohad olid, et just väljaku kõrval ja all ja sa nägid neid emotsioone ja kõik. Kõige kisarohkem matš, ma sattusin neid vaatama Austraalias, täpselt sama paari Azarenka ja Šarapov, nad kisavad mõlemad kõvasti. Jah, aga vabas õhus, et kas kisati ka teie aegadel? Kas see on mingi uus asi või kisati? Nemad on 2 kõige suuremat kisati ka 60-tel, 70-tel? Ei, meil nagu jah, sellist kisamist ei olnud. Aga kus see siis, kes see siis esimene oli? See on individuaalne, kuidas keegi. Ei, no nüüd kisavad ju kõik. Ei tea. Praegu nagu võib-olla jah, just jälle nagu taandub, aga ei, meie nagu ei kisanud. Ma küsin siia saate lõppu, kas tennisetreeneri tööelu on ta tore, on ta meelakkumine, soovitate te inimestel hakata tennisetreeneriks? No ma soovitan neil, kellel endal selline soov on. Et vägisi midagi kellelegi soovitada ja pähe määrida ei ole ju nagu jah. Et see peab nagu enda sees olema. Sul peavad lapsed meeldima ja tahtma neile nagu midagi edasi anda ja õpetada ja et see on ikka inimese enda soov selle koha peal seal olla. No treenerite palgad on ju väga suur teema olnud, ma ei tea, aastakümneid siin Eestis, et kas selles vallas tunnet, et riik või keegi saaks midagi rohkemat teha? No vist on ka niimoodi, et eri klubidel ja kuidas need palgasüsteemid on, et ei ole sellist vist nagu ühtset süsteemi, et kellel on nagu see riikliku poole peal, meil Ustas on nagu jah, teistmoodi see seal välja mõeldud. Meil oli väga huvitav tund aega teie seltsis ja ma loodan, et teilgi. Oli, jaa, tore. Kogemuse võrra rikkam. Jaa, just. Meil ajalehe väljalõiget pakkuda ei ole, meil läheb audiosse. Tänapäeva värk. Ma ei tea, kas seti peale vist, kui väga tahta, siis veel kuidagi mingi makiga saaks lasta, et siis jääks ka selline füüsiline märk. Aga loodame, et arhiivid peavad vastu veel pikalt ja see saade jääb ka veel mitmetele põlvkondadele hiljem kuulata. Aitäh saatesse tulemast! Aitäh! Aitäh, Katrin! Aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba novembris, mis kohe homme pihta hakkabki. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.